Hea vaataja, täna on meie vestluskaaslaseks inimene, keda Jõhvi kandis väga paljud inimesed tunnevad, teavad tema toimetusi ja tegemisi. Härra Allan, terest. Aga esitluseks ütleme nii palju, et Allan on mitte ainult kinnisvara arendaja, vaid ka veel praegu töötava, toimiva Jõhvi vallavolikogu liige ja tegelikult pikaajaline liige. Nii et see annab õiguse rääkida eelmistest aastatest, teha analüüse ja mõelda ka tulevikule, sest Allan on ka loodud uue valimisliidu Ühtne Jõhvi üks algataja ja üks juhtfiguure. Veel kord tere ja võib-olla alustamegi sellest, et üks volikogu lõpetab oma töö, koos sellega ka vallavalitsus. Kõik on ärevil, kõik ootavad, mis saab edasi ja kõik kindlasti soovivad, et ei jätkuks traditsioon 2-3 kuu tagant või poole aasta tagant avaldada umbusaldusi ja välja vahetada vallajuhte. Miks siis ikkagi Jõhvis selline mitte õige juhtimine on aastaid kehtinud? Noh, eks ta nüüd viimane 4 aastat on olnud tõesti väga selline kaootiline juhtimine ja suures osas on muidugi põhjus olnud selles, et me oleme pahatihti usaldanud oma ütleme, volikogu teatud liikmeid, kes on nagu olnud juhtivad fraktsioonijuhid ja nii edasi ja oleme toonud vallavanemaid väljaspoolt. Ja nagu praktika on näidanud, et inimesele antakse usalduskrediit 5, 6, 7 kuud, et ta saaks oma asjadega joone peale, saaks hakata korralikult tööle ja näidata oma suutlikkust. Ja siin ei ole midagi teha, me peame volikogus endale tuhka pähe raputama, et kahjuks oleme toonud siia valed inimesed ja nad ei ole suutnud hakkama saada. Ja ilmselt on osaliselt ka põhjus selles, et neid ei huvitata väga, sest nende püsielukohad on mujal ja sellega seoses kohalikud mured suht vähe lähevad korda ja see ongi nagu põhipõhjus. Ja osadel inimestel muidugi ka juhtimissuutmatus, mis on ka kahjuks ei tule kohe välja, vaid tuleb välja hiljem. Ja sellepärast ongi püütud neid vahetada, aga kahjuks ei ole leitud siiski head lahendust. No 5-6 kuud on tegelikult väga hea krediit, selline üldine tava on ikka 100 päeva ja siis hakatakse vaatama ja tegema esimesi kokkuvõtteid. Nii et Jõhvis on ikka päris pikk aeg antud, aga ega siis mitte ainult ega vallavanemad on ju toimunud ka volikogu juhtide vahetused, ega vist see ka väga terve nähtus ei ole. Volikogu juhi vahetus loomulikult ei ole ka terve, aga kui on vallavanemate vahetus, siis pahatihti vahetub ka, tehakse ka koalitsioonis ja opositsioonis omad muudatused. Ja see on, poliitiline praktika, et siis osaliselt ka neid vahetatakse ja muidugi halb on see, et tõesti neid on liiga tihti vahetatud, aga see näitab ära, et viimasel ajal ongi väga palju ka volikogus üksteise vastu usaldamatust ja mitte koostöösoove Jõhvis, et need on olnud Jõhvis halvad tendentsid. No jääb lootma, et see jääb ajalukku. See jääb Eesti omavalitsuste ajalukku, aga lähme oma eluga edasi ja praegu valijad saavad huvitavaid dokumente, valimiseelseid platvorme, programme ja igal pool on ülesehitus üpris sarnane. Haridusküsimused, kultuuriküsimused, sotsiaalküsimused ja praktiliselt iga valimisliit, iga erakond kirjutab ka sisse oma nõnda nimetatud ettevõtluse punktid, ettevõtluse programmi. No siit ongi õige aeg praegu küsida, aga Jõhvi ja kogu regiooni ettevõtlusega seotud mured, probleemid, mis tuleb kõige rohkem praegu niimoodi silmad ette, mis valutab südant kõige rohkem? No ettevõtlussektoril on kindlasti
üks väga valus osa ettevõttel, et meil menetletakse just ettevõtlusega seotud dokumente väga aeglaselt. Planeeringud venivad väga pikale. Näiteks siin meil on väga oluline on töökohtade loomis on Jõhvi tööstuspark ja planeeringud menetletakse 4 aastat. See on igatpidi ebamõistlik, see näitab ära, et lihtsalt sellega ei olegi soovitud tõsiselt tegeleda. Sest mina näen, et selle oleks võinud teha ära aasta poole teisega, aga 4 aastat on väga ebamõistlik, see tähendab seda, et nii ka küll planeeringud, sealt on järgmised etapid, ei saa projekteerimist teha, ei saa ehituslube ja nii edasi, nii edasi. Ja see tähendab seda, et sisuliselt ei saa ka töökohti ja ei saa ka neid luua. Sama on rohepöördega, milles peaksime aktiivselt võtma Ivollis osa, meie vallavanemad pole sellest käinud osa võtmas, mis on jälle väga suur negatiivne pool, et perspektiivset rohepööre, ta tuleb niikuinii maailmas, me ei pääse sellest üle ka ümber ja seal on väga palju kindlasti huvitavad ettevõtluse ideid ja see läheb täna kõik Jõhvist pööda. Kõlas selline üldistav termin meie, no ma saan aru, et selle all on siin võetud Jõhvi valda, aga on näiteks Eestis või kas või siin Ida-Virumaal, kus tõesti see asja ajamine, mis erutab ja aitab ettevõtlust, on palju asjalikum ja kiirem. Võime tuua mõne positiivse näite. Ma ei oska nüüd öelda, kui kiirelt või kui paremini on ütleme naaber omavalitsustes siin menetletud, kuid näiteks rohepöördega seoses kindlasti ütleme, tahaks tuua väga positiivse näite, et Kohtla-Järve tööstuspargis on läinud käima tuulikute elektrigeneraatorite ehitamise tehas. Tehas on juba täiesti valmis ja varsti hakkab seal tööle, nii ja sinna saab töökohad circa 300 inimest, mis minu arvates väga positiivne näide. Ja nii palju, kui ma suhtlesin tookord ka tööstuspargi juhi, kes teed Kuusmilguga ütles, et Kohtla-Järve linn tuli suhteliselt näiteks ehituslubade väljastamisel tuli kiire, oli kiire ja paindlik, et kui olnud ka kõik kooskõlastused olemas, aga väljastati ehitusluba ja anti teatud kooskõlastused võimalik siis ka hiljem tagantjärgi tuua, mis omavalitsusel ongi võimalik, sest omavalitsustel on suhteliselt suur kaalutlusõigus. No, kui me juba räägime positiivsest, siis loomulikult on olemas ka medali teine pool, see sama negatiivsus. Näiteks see sama Lüganuse ja Kiviili on ju ka järve biopuhastuse nõukogu liikmed ja nad on saanud ju väga hea tagasisidet ja koostöö just perspektiivses planeerimises on toonud kasu. Meie teada Jõhvi ei osale aktiivselt nõukogu töös, ettevõtte nõukogu töös. Ja siin te tõite nüüd väga hea näite sõnaga, et meie nõukogu liikmed on olnud kahjuks väga passiivsed seal. Kui ma majanduskomisjonis vaatasime seda perspektiivset investeeringute plaani, siis kahjuks inimese kohta enamik investeeringuid läheb, suht arvune inimese kohta läheb, enamik investeeringuid on Kohtla-Järvele ja Lüganuse valda, mis jätab meie arengud siin osaliselt vaeslapse ossa, sest et ega infrastruktuur on üks oluline osa igasugust arengute juhus. No asjaajamine on üks kindel moment, mis vajab arendamist, mis vajab kiirendamist ja mõistlikku suhtumist, aga kas on ainuke mõjutusvahend? Kuidas on võimalik veel kiirendada ettevõtlusarengut meie regioonis? Tegelikult see on natukene naljakas küsimus, sest me elame ettevõtlusregioonis, nii on kogu aeg Ida-Virumaad, Jõhvi, Kohtla-Järve, kogu seda regiooni positsioneeritud ja nüüd räägime jälle, kuidas on võimalik kiirendada tööd ettevõtlussektoris? No ettevõtlussektoril on ju kõige tähtsam sõnaga, kui tehakse mingisugused investeerimisotsused ja soovid kuhugi investeerida teha, siis kõige tähtsam on kiire asjaajamine.
see tähendab seda, et planeeringud, projekteerimisload, ehitusload ja nii edasi. Sest kui need protsessid näiteks jäävad venima ja ei lähe oma teatud kiirusega, ega ettevõtjal võib alati tekkida parem lahendus. Ta võib ka selle otsuse teha kuhugi mujal, kui ta näeb, et ta ei ole oodatud. Et ettevõtja soovib alati kiiret tagasisidet, kiiret suhtlust ja ega see ettevõtlus on ju kõikide asjad alus. Ja eelkõige ongi, ma näen probleeme just selles, et ettevõtlussektoriga ei tehta koostööd. See tähendab seda, et kõik asjad peab olema aetud kiirelt, korrektselt, tagasisidet koheselt. Ja see on kõige suurem probleem praegu, mis nagu takistab. Sest võin tuua teile näiteks niisuguse ebameeldiva näite, et Jõhvi valla puhul on ettevõtjad hakanud, ütleme, investeerimisotsuste ja lepingute juures kajastama ära omavalitsuse riski. Mis tähendab, et juhul, kui omavalitsus näiteks ei väljasta mingit dokumenti õigeaegselt, siis see on rikkumise vabandava põhjus. See on täiesti juba nonsens, sest nähakse ka väljaspoolt, et ei liigu asjad. Me räägime täna ettevõtlusest ja ettevõtluse üks osa on ka arenenud transpordivõrk, transporditaristu. Inimesed peavad saama õigele tööle, tahavad ka koju kiiresti saada. Nii et see on kindlasti üks oluline osa ettevõtlusest ja üldse inimeste elu olust. On kuulda, et teie üks ideedest on uue ühistranspordikeskuse loomine. Mis asi see on? Uue ühistranspordikeskuse loomine mõte on selles, et me ühendame omal raudtee transpordi ja bussitranspordi. Tähendab seda, et me tahame uue transpordikeskuse luua, kus hetkel on Jaama tänaval raudteejaam. Ja üks põhjus selleks on, miks me tahame täna ühendada, et paremini oleks inimeste liikuvus tagatud. Ja teine asi on see, et kuna meil tuleb ka ehitatakse 5-6 aasta pärast hakkab ehitus käima, Jõhvist läheb kiirteena mööda, läheb tee Narva ja ehitatakse 2 viadukti. Üks on Narva poolt tulles ja teine on Jaama tänav. Ja selge see, et rahvusvaheline transport ei hakka käima sõitma mööda linna, sest seal on tähtis kiirus, täpsus ja mugavus. Ja sellepärast hakkavad ilmselt tulema läbi Jaama tänava, siis raudtee jääb lõppu välja ja seal me siis ühendamegi ära sõnaga raudtee ja bussiliikluse. Sinna osaliselt tahame tuua ka kohaliku bussiliikluse, mis siis ühendaks ära ka linnaosasid ja seda transpordivõrku. Ja selle transpordikeskusel me tahaksime teha üldse nagu vaadata nagu suuremat visiooni, et seal võiksid olla siis mitte ainult ütleme buss, rong, aga seal oleks siis ka muud erinevad teenused, inimene tuleb linna, seal on olemas igasugused autorendid, elektri ütleme, rattad, elektriautod ja nii edasi. Samuti tahame siin ette näha võimalust tulevikus teha alustada piirikontrolliga, sest võibolla kunagi loodame, et meie suure idanaabriga saavad suhted korda ja on võimalik käima panna ka niisugused rongid, mis käivad Soome ja ütleme Helsingi ja Peterburi vahel. See tähendab seda, et see vajab piirikontrolli alustamist 50 kilomeetrit enne piiri. Ja tahame luua ka need võimalused sinna, et kui tulevikus ütleme turism ja ikkagi rongiliiklus taastub, ütleme, et luua siis võimalikult operatiivne võimekus ka teha piirikontrolli, et ei seistaks piiri peal, oleks kiire operatiivne liikumine. Tahame nagu ütleme vaadata kas suuremat ja laiemat visiooni ka tuleviku jaoks. Ja väga lennukas idee. Ma toon teid selle küsimuse juures natukene maa peale tagasi. Lihtne näide. Ma rääkisin täna, et ma
tegutsen ka nende eesti keele klubidega ja tõin siin näitavad töötust inimesest. Aga me korraldame ka ekskursioone ja meil on vaja Jõhvis võtta inimesed kindlas kohas peale. Tavaliselt see on kesklinn ja me oleme üritanud seda teha praeguse Selveri kaupluse praeguse terminali juures. Seal bussid peatada ei tohi. Meil on alati olnud probleem, kus inimesed peale võtta. Nii et ma saan aru, et teie idee praegu sellise transportkeskuse loomisega annaks ka võimaluse tõesti, et ka ekskursioonibussidel oleks kusagil peatud. Jah, et seal olekski võimalus kõiki teenuseid saada. See muidugi ei tähenda, et me tahaksime kuidagi kesklinnast tuua selle kohalike busside peatused ära. Ei, need on täiesti mõistlik, et aga omavahel rohkem ühendada just transpordi. Tänan, aga meie pealtvaataja võib ju praegu küsida seal oma arvuti ekraani juures, et mida see härra Mänd ettevõtlusest meile siin nii palju räägib, ise ta ettevõtja ei ole, ta ju tegelikult ainult kinnisvaraarendaja, tehaseid ei ole, tootmist ei ole. Kas kinnisvaraarendaja on ka ettevõtja? Kinnisvaraarendaja on ju samasugune ettevõtlussektor nagu iga teinegi muu ja kinnisvarasektor on veel selle koht väga huvitav ettevõtlusvorm, et tema annab tööd väga erinevates etappides. Planeeringud saavad inimesed tööd, projekteerimised saavad inimesed tööd, ehitus saab tööd, see sama ehitaja materjalitööstus saab tööd, lõpuks saab ühesõnaga kaubandussektor saab tööd, sest inimene peab teenuseid saama. Samamoodi selle kaubandussektori käib transport saab tööd, sest neid kaupa on vedada ja nii edasi. Nii et kinnisvarasektori ütleme töö ja tööhõive ja ütleme niisugune erinevas etappides on kaasamisel väga palju erinevaid neid alltöövõtjaid ja töösaajaid, ütleme niimoodi. Nii et ilma kinnisvarasektorita ei ole kuskil maailmas hakkama saadud, siis see on väga oluline osa. Ja pandeemia ajal oli üks suurematest kaotajatest just seesama kaubandussektor, ehk siis samad inimesed, kes on oma tööks ja oma ettevõtmiseks seadnud just kaubanduskeskuste toimimist ja nii edasi, nii et see on ju ka omaette valus probleem. Jah, see oli eelkõige oli ta tõsine probleem just ütleme need, kes vahetult siis teenendavad klienti, ühesõnaga müüjad. Neil oli see kõige raskem probleem, kuna sellest pandeemiga ei lubatud neil kaubandust poode lahti hoida ja see oli meile kõige valusam probleem. Aga siin tuli hea sõna öelda Eesti riigi kohta, et tehti mõistlikud otsused ja toetati palgapoliitikaga neid ja selle koha pealt tänane näitab ka see Eesti majanduskasv kiire, et see on andis oma positiivse tulemisele. No teie vastustest ma saan aru ja ma arvan, et meie vaataja mõtleb samamoodi praegu kaasa, et ettevõtlussektor on tegelikult väga lai mõiste, väga suurt taristu. See ei ainult ettevõtete ehitamine, nende töö käivitamine, siia lisanduvad ju ka muud vajalikud osad. No näiteks kui räägiti akvavoori ehitusest kas Narva või Sillamäele või kuhugi siia regiooni, siis ju oli juttu ka sellest, et koos selle suurtehasega ja uute töökohtade loomisega on vaja ingliskeelset kooli, on vaja ingliskeelset lasteaeda, on vaja väga korralikke ja kvaliteeti elamispinda ja nii edasi, kuni lennujaamani välja. Aga kuidas Jõhvis praegu on kvaliteeti elamispindadega? Ma olen kuulnud, et kas siin on nulinat? Ja see on muidugi Jõhvil üks järgmiste ütleme volikogude tõsine teema, ühesõnaga, sest et tööstuspargid ikkagi vaikselt võtavad tuure üles, võib öelda niimoodi. Ja kvaliteetse elamispinnaga on Jõhvis on probleem. Nii et siin peab Jõhvi vald tõsiselt ka elamu ja ütleme korteriarendajate sektoriga üritame teha tõsist koostööd, et suuta pakkuda ütleme võimalikult laiapindselt siis elamu, kuidas ma ütlen, et elamuspinna vajadust rahuldada sellest, et
kõikide nende ettevõtetega, kes seal tulevad kaasa ka ühesõnaga inimesed ja mitte just väiksepalgalised inimesed. Ja nende soovid on elamispinnade osas hoopis teised, kui me oleme võib-olla siin harjunud täna nägema. Nii et kui me tahame ikkagi elanikkonda säilitada ja juurde tuua, siis elamuarendus on kindlasti väga oluline teema. Ja see siis haakubki jälle infrastruktuuriga ja kõikide nende võimalustega, mida siis vald saab teha. Ega vallal ongi võimalused seal kaasa aidata, mitte kaasa aidata, õigemini suurata seda just kiirete planeeringutega, infrastruktuuri ehitamisega, seda trassid, teed. Et see on niisugune osa, mis peab kindlasti järgmine 4 aasta jooksul prioriteediks jääma. Aga kinnisvara arendajana, kuidas te näete, kas ka meie arstid, pedagoogid, sotsiaaltöötajad, lasteaiatöötajad, selle sektori inimesed, kas nad on ka võimelised kinnisvaraturul uusi kaasaegseid elamuid endale soetada ja osaleda selles protsessis? Mina ütlen, et kindlasti sellepärast, et ega meie palgatasemed vaikselt kasvavad ja näiteks kui me võtame arste või ütleme siin häid õpetajaid, ütleme, ega siis nad kindlasti on suutelised perekondadena võimaldama omale kinnisvara. Et kui nad suudavad seda Tallinnas teha, miks nad ei suuda siis Jõhvis teha? No minu küsimus oligi väikseks sillaks ettevõtluse ja teiste arengusuundade vahel, sest nagu ma ütlesin, praegu kui me vaatame valimisplatvorme ja valimisprogramme, küsimused on seal reastatud mitte ainult ettevõtlus, vaid ka kultuur, sport, haridus, sotsiaaltöö. See kõik baseerub ju tegelikult ettevõtlusel. Aiaslasud loomulikult, ega siis ettevõtja on maksumaksja. Kui te tõite ühesõnaga näiteksin, ütleme, arstid ja õpetajad, nemad saavad ettevõtlussektorist palka. Aga teistpidi nemad on jälle inimestele teenuse osutajad, mis on nad ka väga vajalikud. Nii et tegelikult meil on kõik ühes ringis. Ja nende jaoks tuleb teha kõik võimalused luua, mis on vähe võimalik. Meil täna on ju me kõik teame, et on puudu õpetajatesse, Ida-Virus on puudu arstidest. Ja teine tuleb küll luua maksimaalselt võimalusi, ütleme, siia oma sellesse keskkonda sulandada ja kohale jääda. Ma toon teile sellise konkreetse näite. See näite on pärit mul eilsest õhtust, kui minu juurde eesti keele klubisse tuli inimene ja oli kuidagi tujust ära. Meil tavaliselt see klubi õhtu hakkab sellise uudiste ringiga, igaüks räägib, mis ka nädala jooksul on juhtunud. Ja me teise juhendaja kolleegiga panime tähele, et inimene kuidagi endast väljas. Proua alustas sellest, et on laps haige. No ikka juhtub, et sulle praegu sügisaeg. Aga siis tuli pisar silma ja ta ütles, et ta jäi tööst ilma. Et kuuks ajaks ta veel rahalisi võimalusi on, et mis saab edasi, ta ei tea. Ja muidugi oli imelik tunne meil kõikidel, sest me kõik töötame, enamus klubi liikmed on tööinimesed, aga selline üks inimene ilma tööta. Me räägime täna ettevõtlusest ja juba mitu korda kõlas juba mõiste uued töökohad. Kui tähtis just uute töökohtade loomine on teie mõistes ja ka teie valimisliidu programmis? Uute töökohtade loomine, nendele võimaluste tekitamine ongi omavalitsusele. Jõhvis peab olema prioriteet number 1. Selles mõttes, et kui saab inimene tööd, siis ta saab koolitada lapsi, saab ehitada oma elamisi ja nii edasi. See on Jõhvis number 1 peab olema. Ja mitte ainult Jõhvis, kindlasti ka teistes, ütleme, Ida-Viru omavalitsustes, sest töökohtade kaotused, mis on olnud siin pikaajaliselt, see on väga halvasti mõjunud üldiselt Ida-Viru elanikkonna. Sest kui me näeme, siis see on ju ainult olnud täna langustrendis ja seda peab kindlasti püüda murda. Ja kõik see eelne jutt, mida me siin rääkisime, planeeringud ja nii edasi, see ongi see osa, kuidas me saame aidata kaasa kiiresti nende töökohtadele võimalik tekkida.
Meie vestluse sissejuhatuses sai mainitud, et olete ka valimisliidu Ühtne Jõhvi üks juhtfiguuridest. Võib-olla mõned sõnad teie nimekirjast, mõned sõnad teie programmist, mida te valijatele pakute. Kuidas teid leida teiste erakondade, teiste valimisliitude seast? No põhimõtteliselt, et ega me valimisliidud kindlasti kõik tahavad ju elanikkonnale head, aga meil on, soovime kindlasti ühesõnaga, et esimene asi, juhtimiskvaliteet Jõhvi vallas peab muutuma. Meil ei ole vaja tuua väljaspoolt sisse inimesi, kes täna kahjuks on osutunud mitte huvitavaks Jõhvi arengust. Teine asi, nagu ma ütlesin, ettevõtlus, kolmas asi, elamumajandus, me peame kindlasti, millest oleme keeletud, kindlasti peame arendama ühesõnaga elukohti inimestele. Neljas on see, et me ei tohi unustada oma eakaid, et neid on meil suhteliselt palju, me tahame ka neile lisateenuseid seal luua, et neil oleks ka võimalusi siin näiteks arstiabi parem kättesaadavust seal, ütleme ravimite võib-olla toetus mõtleme. Ja loomulikult tuleb viia kiiresti ja korrektselt lõpuni poolelevad projektid, sest kõik, mis ütleme ka spordiobjektid, mis me täna siin planeerime, mis on siin osaliselt jäänud venima, tuleb viia lõpuni, sest see on ka tegelikult kaudselt ettevõtlust toetav osa. Töötaja puhata, töötaja tahab relaksi peale rasket tööpäeva ja tahab energiat saada, see on loogiline. Ja aga see on üks asi, aga teine asi on see, kvaliteetsed spordiobjektid, kaas käivad treeninglaagrid, millega siis inimesed elavad koha peale. Väike ettevõtlus saab seal, ütleme, toitlussektor saab tööd, majutussektor saab tööd, et ka need asjad me peame suutma kiiresti korrektselt lõpuni viia, mis võimalust on meil saada. Hea vaataja, nagu me kuuleme, et tõesti siin ilmas on kõik asjad omavahel tihedalt seotud. Nii et me soovime siduda ka oma valiku valimiste päeval kindla programmiga, kindlate kandidaatidega, et meil oleks ka kindel tulemus. Mida teie lõpetuseks tahaksite soovida omalt poolt nendele valijatele, kes tulevad 17. oktoobril ja päev varem ka elektroonilise hääletusega valimiskastide juurde? No, valijale ma tahan soovi seda, et lugege läbi programmid ja valige neid inimesi, kes ka midagi teevad ja suudavad teha ja kes ei karda teha. See on ülioluline. Et väga palju on meil inimesi, kes palju räägivad, aga kui läheb tegudeks, siis ei suuda midagi teha. See ongi nagu kõige tähtsam soov, et valige, kes midagi on elus teinud või suudab teha. Suur tänu teile vaatamast, aga ega sellega tänane lugu ei lõpe. Te veel ise mõtlete rahulikult läbi ja arutate omakeski ja võib-olla kuulate intervjuuga teist korda, et enda jaoks midagi tähtsamat, veel tähtsamat saab välja uurida, enda jaoks selgeks teha. Aitäh teile! Tänan!